Võimalust oma kodumaad kaitsta Herkil ei olnud. Ja nii pidi ta nagu kõik teised leppima sellega, et kodumaa tornidesse heisati võõrad lipud. Lähedased sidemed onu Hendrik Visnapuuga viisid selleni, et Herk sattus musta nimekirja ja arreteerimise vältimiseks oli ta sunnitud võimude eest metsa põgenema. Pimedal ööl ohvrit otsib ju surmata kuu, muudel lampades vastu üksik tähtis särab taevas. Pimedal ööl armsam tean, et ei ujuda saa, meelib mõõdub salaja, pisar näikis lauga. Kuidas ma küll sinu silmade tuld armastan, suudlustega sulgeks silmad. Metsast välja sai Herk alles sakslaste saabudes. Ta liitus ühe saksa väeosaga ning olles nende juures tõlgiks, jõudis augusti lõpuks tagasi Tallinna. Sakslastega liitumine oli ainuke võimalus hoida eemal venelasi ja nii astus Herk 1942. aastal politseipataljoni, et asuda võitlusesse Punaarmee vastu. Eestimaa langes taas NSV Liidu kätte. Herki jaoks tähendas see ainult üht. Tuli lahkuda kodumaalt. Jätta maha kõik, mida ta kalliks pidas. Olles teeninud Wehrmachtis, oleks Eestisse jäämine tähendanud 25+5 Siberis. Visnapuu taganes koos sakslastega Hiiumaani. Mitu päeva varjas Herk ennast erariietes, üritades punaste eest märkamatuks jääda. 5. oktoobril tekkis sobiv võimalus ning ööhakul asus Hiiumaa edelarannikult teele Sõudepaat. Minejate ainsaks lootuseks oli, et tormine meri laseb neil imekombel jõuda Rootsi. Järgmisel päeval korjasid hädasolijad peale Rootsist saabunud eestlased mootorpaadiga, kes olid tulnud sõjapõgenikke päästma. Herk jõudis Rootsi, Stalini käeulatusest välja.
Meid lahutas kui nägematu vägi, tõi südameisse ahastust ja valu. Jäid maha vanemad ja kodutalu, vaid kuulis ohkeid, pisaraidki nägi. Miks rööviti meilt isamaa ja tunne, mis juba põlvest põlve olnud püha, mis armastusest hinges kasvas üha, miks äkki suruti kui surmaunne? Miks alavääristati meeste rammu, kes oma piire kaitsnud aastasadu, kes vaenlastele kuulutanud kadu ning taganend ei iial ühtki sammu? Vaid ahnus, verejanu selles süüdi, et kivinenult metsaliste meelel, siis naerul sui ja lubadused keelel me rahvas vägivaldselt maha müüdi. Veel siiski korduvad kõik muissed ajad, mil Eesti sugu kasvab raudseks pereks. Taas liidab saatus verevenna vereks, et võita vabaks mered, maad ja rajad. Jah, lootus jäi, et ükskord on Eestimaa taas vaba. Kuid tol hetkel ei jäänud Hergil enam muud üle, kui pöörata selg kõigele, mida ta kord armastanud oli, ning alustada uut elu võõrsil. Tee viis edasi USA-sse, kus Visnapuu omandas arhitekti hariduse. Lõpuks mõistis noor mees, et hool ja visadus, mis kooli ajal õppimisest puudu jäi, maksis nüüd teravalt kätte. Millegi saavutamiseks oli tarvis 10-kordselt vaeva näha. Kuid tahtejõust Hergil juba puudu ei jäänud. Noore arhitekti visadus ning anne ei jäänud märkamatuks. Tema tööd Ohio osariigis hinnati sedavõrd, et president Truman isiklikult viis ellu seaduse muudatuse, mis võimaldas Hergil saada Ühendriikides alalise elamisloa. Oma edu saladuseks on Herk ise hinnanud suurepärast suhtlemisoskust, mis võimaldas tal kerge vaevaga luua sobivaid tutvusi ning tagada selle, et tema arhitektuuribüroo Visnapuu ja Guide oli alati tööga ülekoormatud. Pärast 33 rasket tööaastat arhitektina otsustas Herk Visnapuu minna pensionile. Praegu veedab ta vanaduspõlve Kanadas. Pärast lahkuminekut oma 3. naisest ei ole ta enam uuesti abiellunud, vaid on oma kanadalannast elukaaslasega vaba abielus. Igatsusest kodumaa järgi räägib kas või see tõsiasi, et Herk ehitas Kanadasse konverentsikeskuse, mis on ehtsa Eesti talutare koopia. Kuid tagasitulekule pole mees mõelnud. Venelased olla siin liiga lähedal. Visnapuu on öelnud, et ei suudaks uuesti üle elada Vene võimu koledusi ning senikaua, kuni ta näeb kas või vähematki võimalust ajaloo kordumises, ei saa Eestist temale kodu. Mina leian küll, et ma olen kõik saanud, ma olen kõik läbi viinud, mis ma olen oma elu sees tahtnud. Me tuleme 1000 tuul.